Terid sõrulased ning muidu saarlased. Ma olen Tammjaugu Mari. Ning ma olen Jemmi Elle. Ning me oleme täna seltsissi Ansiküla seltsimajas. Ning meitel on täna plaanis natuse jutustada, mis selle aasta siin Sõrvemaal oli. Ning kas see läks siis nüüd kenasti või läks see sandesti. Ja meitel on kõik see suurem küsimus täna, et kas need asjad, mis siin 2020. aastal siin meitel siin juhtusid, et kas need siis tegid meid Sõrvemaa pärimusele ja Sõrve pärimuskultuuri edenemisele siis ka midagi kena ka või läks midagi hoopis sandemaks. Aga hakkame otsast pihta. No neid selle aasta edevõtmisi pole just kuigid asjaks. Kuule, plaanisid oli hirpsa palju. Plaanisid oli hirpsa palju, jah, aga vaatasi 2020, et see aasta oli ikka seandune seisu aasta pigem. See on suuga iseloomuga aasta, ma mõtlen, et inimene võib siin plaanisid teha, aga meite loodus naeris meite üle selle korra, ma ütleks. Kuigi sui oli ju kena. Ei, sui oli kena, jah. Keiki asju oli. Marju oli ning kenad ilma oli ning vaat seened pole olnud. Aga meres sai ujumas käia kenasti ning? Meres sai ujumas käia ning sai päikest võtta ning sai heina teha ning õues aias asju teha ning selle aasta oli nii kena, et kõik inimesed olid nii palju, kui saab kodu ning kodukontoris ning. Ei, kodukontor oli mõnus, ma oli otse, ma panin omal sinna Kanada aia ääre ning päike paistis ning nii kena oli olla, kuked kiresid ja. Aga kuidas sul tuhli saaks selle aasta oli? Tuhlis oli see aasta häbemata kena. Tuhlil see aasta meeldis küll. Tuhlid olid andsed suured junnid, et üsna andes võtta. Mul sõuke sama lugu, ma koju teen süüa, lastel ikka räägin 4 lõika, muidu saa. No vähemast 4. Sihandust porgandit pole mul elades veel olnud. Ma ise sai ka 1. No 1,5 kuskil, ülejäänud sai tervede. Et metsaloomade saak paistab ka kena olema selle aasta. No nendel karu läigib. Ja, toidu peal. Meitel käisid ka närisid peedil, poole peedi, igal peedil närisid 1 poole ära. Peedid ma jõudsin ära päästa. Et siin Sõrves asjad kasuvad siis kenasti. No ega see loodus siin Sõrves on üldse juvada. Inimesed väga armastavad siin pilti tegemas käia ning lindusid vahtimas ning igasugu orhideesid meitel siin oli ka selle aasta oli ju hirpsast õitsesid kevade. No õitsesid hirpsast, jah. Ning kui sa ikka vaadad, inimesed kuskil käinud see aasta üldse vähe reisitud, aga Sõrves reisid hirpsasti. Kui sa ikka vaadad seal sotsiaalmeediast piltide järgi, siis jälle Kaugaatu parandas ning Sõrves ääre otsas ning ikka kuskil Sõrves. Mu küsimus on lihtsalt see, et mis selle aasta kenasti läinud on? Kasus sul mõni suur kõrvitsa või mida? Porgandit oli küll enam-vähem. Tuhlisaak oli sõuke, mida ma pole oma elus veel näinud, et 3 meetri pealt sain 1 suure tuhli. Pisissi poltkid või? Piskud oli ka, aga need on nii piskud, et ainult sõrmeotsa suurused. Kuidas siis ilm suvel oli? Kes seda enam mäletab? Ei ju ta ikka miskit aruline oli, et oli sooja ja oli natuks jahedamat ja nagu tavaline meite ilm ikka. Käisid sa reisimus ka? Reisimise koha pealt ma võin ütelda seda, et ma olen oma elus käinud reisimas Euroopas ja mitmetes riikides, aga sellist aastat nagu sel aastal reisimise mõttes pole mul jälle ennem olnud, et ei tasu minna oma kodust kaugemale, ka oma kodus, oma kodumetsades saab teha huvitavaid reise ja matku ja kohtuda ääretult huvitavate inimestega ja sellist kogemust, nagu mul sel suvel oli, pole mul jälle ennem olnud, et käia mööda Sõrvemetsi tõsiste loodusemeestega ja kuulata nende tarka juttu. Et see oli haruldane, et ma arvan, et see kaalub üle kõik varasemad reisid. No vot, aga äkist oleksid kena, kui inimesed siin Sõrves tõmbamegid pire koomel, laseme looduse siis õitsema. Praegust on ju seda moodi olnud, et kui sa siin vana ajaga võrdled, vanasti oli ju kõik inimesi täis, nüüd on kõik mets. Ei, nüüd ta õitseb iganes. Et äkist oleksid mõistlik, kui tõmbamegid siis selle Sõrve elu koomel ning
laseme siis loodusel õitseda kusagil. Ei, kas siis ikka umbes loodus? Loodus võib ju õitseda ka, aga inimesi peaks ju ka olema. Ma ise nüüd tegin provotseeriva küsimuse, ma ise ei arva ka päris sedati. Sest vaada, see Sõrvemaa loodus on nii kõik see inimestega seltsis olnud. Kui ta siin seal meresest välja kerkis, kohe olid ju need ülgekütid olid siin platsis. No ning maa oli siis veel tühine paljas, inimesed tulid juba üsna kohe. No just nimelt. Nõnda, et see, kus rohi ikka kasvund on ning puud, seal on ikka inimesed olnud ning niitend ning igasugu need poollooduslikud kooslused on ju sedati siin mittel kõik see kold. Neid on küll pigem väheks jäänud. Kuigi viimasel ajal moest tuleb nagu juurde, vaata siin uhked projektid on olnud neil, et rannas need loomad on toodud randa ning meitel seal, mis on siis Suure mere pool servas, seal on ju päris palju loomi näha. Ja seal Suure mere pool, jah. On uhke ju. Suure mere pool on jah, kenast. Vanast olla ju isegi Krimmi saare peale loome viidud. Ma tee küll, kas seal midagi süüa ka olnud, pole ise käinud seal peal. Ju seal siis mõni rohututt kasub. Muidu nad poleks ju viinud. Aga seda räägitakse. Jah, aga no vaata, neid Saaremaa teeb ju uhked suurt detailplaneeringut ning üldplaneeringuid ning asju teevad suuri plaanisid, et kuhu siis inimesed ning kuhu siis loomad ning kuhu siis tuuleveskid pannasse. Oli ju kange jutt, et paneme Sõrve kõik tuuleveskid täis, inimesi ju pole, mis sellest siis on. Jah, nägib tule ka seda see. Jah, mul ka, mu koolilaps kodu selle peale kohe ütles, ei noh, aga siis nad saagid ju tulla. Ei no muidu saa, kes on tuulikala, siis ikka tuleb. Ise ka läheks. No ma sain arvu, et ju see plaan nüüd maha tõmmeti ka. Kuulda oli, et vist ikka jah. Et ikka jätame läks ikka vist õnne pidi. Noh, eks neid uhkeid plaanisid peab tegema ja eks need nõupidamised ka ole just selle jaoks, et inimesed saaks ütelda siis, mis nad sellest asjast arvavad. Ma sain arvu, et sõrulised olid kõvad ütlema küll, pole nad ütlemata jätnud. No kuulda oli vist jah, et ikka oma mõtlemised nagu ütlemised ütelda jah. Et räägi mul, mis selle aasta Sõrves kenasti läinud on? No, Tagasõrves on see kena asi, et vaatamata suurtele hirmudele sel aastal tehti mõned meie kaua kavas olnud investeeringud ära. Vaata, see on väga oluline asi, et mõned teed said korda. Aga muidu on siuke kurb, kõik kultuuriüritused jäid ära, aga hästi on see jah, et mõned asjad, mis olid lubatud, said ära tehtud, et see nagu kohe kivi südamelt kukkunud. Mis edasi saab, ei tea. Ma ei oskagi, ega siin väga palju midagi, fotokonkurss oli meil väga, väga tore, et see oli vahva asi. Mõned asjad ikka on, mõned asjad, mida saab teha nii, et ei ole rahvas neapidi koos, neid on vähe tegelikult. Oma isiklikke saavutusi võib-olla? Isiklik saavutus, ma põdesin läbi puukentsefaliidi edukalt, see on väga kõva sõna, nüüd ma olen immuunne sellele. Siinsetes oludes on see väga oluline. Et tuleb vaadata asjade positiivset poolt. Aga muidu... Põldu sul pole? Kõrvits kasus suureks? Kõrvitsad me see aasta ei pandki üldse. A tuhlit? Ei, tuhlis kasvas küll, aga meil on nii väike see, me pole suureks arendanud seda põllumaad. Potentsiaali teitel veel on? Ei, siin on, issand jumal, ma olen seda šotlaste moodi seda laisa tuhlist pand sinna mereäärde adu sisse. Tead, kui vahva on. No nendel on see, et nende põhimõte on see, et seal on selline järsk kriidi kalju, tuleb mereäärde ja siis on selline hulka maad, selline maad, kus meri peaaegu peale ei tulegi, on adru, vall selline. Ja siis on niimoodi, et võtta loomad sealt kaljust alla ei saa, aga nendel on tehtud trepid, mida mööda nad käivad. Ja seal selline asja nagu tuhli panek ja tuhli võtmine ei ole, nad ei tea selline asja. Lihtsalt igas pesas, kui võtad järjest sealt adru seest, jätad ühe alles seal ja kasvab jälle uus peale. Ja me vaatasime, et siin on täiesti võimalik samamoodi teha nüüd. Külma ei ole ja see on nii kui õun, võtad sealt, lükkad käisega puhtaks ja võid ammustada kohe, et täiesti puhas. Metsaelukad ära sööma palju kõik? No võt, nüüd sigu on vähemaks jäänud. Muidu nad seal ümber on luuranud, aga seal nipp vist on see, et kui mingisuguseid selliseid hästi väekaid ravimtaimi kasvab, siis nad ei oska tulla, see lõhn ajab neid segadusse. Muidu neil on muidugi hea istmine.
kui neil nälg majas oleks, küll nad üles leiaks, aga pole nii hull olnud siis. Teiste põllalt on nii kena võtta. Ei no muidugi, eks nad on ka kultuursed loomad, nad tahavad ikka minna kenasti kuskile aeda, kus on ikka niidetud maa ja seal on kena tõnguda ka. Et noh, sükse metsiku koha peal nad ei lähegi. Aga maailmas? Maailmas. Ma ei oska küll ühtegi asja öelda, mis nii hirmus kenasti oleks. Ma tõesti ei tea. Kuidagi läheb kõik sükste kurjade ettekuulutuste järgi, aga ei no, tuleb rõõmu tunda sellest, et hing sees on, no mis pole siin midagi hädaldada. Kenad inimesed ümber ringi, need ilus ilm, need otseselt pähe midagi ei kuku rasket ja ongi hea. Nii et selle koha pealt on Sõuke tunne, et ei me hädalda, saame hakkama. Et justkui inimesed said aru, et nad on nagu ka omavad sõnaõigust ning kasutasid seda uhkesti. Muust see on ju uhke asi. No seda asja peab ikka jah, natusi harjutama ka. No tänapäeva inimesed ütlevad ju ka, aga palju neid tänapäeva inimesi siis Sõrves ongi. Vaata, siia on veel need vanasäädus inimesed, need, kes veel julgesid ütelda. Aga ei, ma olen ikka aru saanud, siia on ikka noori ka tuld ju, vaata, kui palju koolilapsi bussis. No ning need on need, kes juba julgevad ütelda. Jaa, meite noored on päris uhked. Meitel ju aasta lõppu kõnegi noori nimel luges Ede, kes siin võib-olla äkis tahab kuulda, saab otsida. Ei no neid siia ikka jagub. Nõnda, et meitel see ikkagi on neid noori. No noori küll, aga kuidas noortel selle kevadise distantsõppega läks? Mõistad sa sest ka rääkida? No miks ma mõista rääkida? Sul neid ju kodu on? Mul neid kodu päris mitu tükki. No kevadine lugu oli päris põnev. Et ega see niimoodi päeva pealt siis kodus õppima hakkamine pole ju umbes seda, et istud laua taha ning võtad abitsa ede ning kukud õppima. Et tuleb välja, et tuli õppida hoopis mool kõige rohkem. Need lapsed said kenasti hakkama, aga ma ees mõista. Mis asja sa pole mõistanud, siis mis suulises raskust tegi? Ma ees mõista arvutiga hakkama saaja. Kõikisid neid piltisid laadid üles õiget pidi ning õigel ajal ning ja kui sul siis neid lapsi on 4 tükki koolis ning vaadad igaüks oma töö õigeks ajaks ülesse saab, et sul arvuti sellel vaba on ning et sul internetigi jooseb ja kuskilt mingi programm nässu ei lähe, sest no ikka, kui sa arvutiga midagi teinud oled, sa tead, need ikka aeg-ajalt ikka lähevad hukka ka need asjad. Isegi, et sa võid üsna tark olla ja ikkagi lähtud hukka. Kas internet pole alt vedanud? Kusjuures internet vahest mõni laps nügas seinast välja nühkas selle juhtme otsa. Eks siis oli tükk aega kirumest, et mis siis nüüd jälle lahti on, siis selgus keegi juhtme otsa seinast välja. Siis vist jah, ühendus ei tööta. Ei tööta, jah. Ma kuulan, jah, et siis ei tööta. Elektrit on hirmsast tarist selles ja jõuks. Ja seda küll. Aga kas nad õppeülesannetega said sedasi distantsi pealt aru? Kuule, muust said küll õppimine oli see kõik see lihtsam osa. Keeruline see, et sa pead hommiku üles tõusma ning siis sa pead sööma ning siis sa pead laua taha minema ja siis sa pead tegema selle stuudiumi lahti ning kõik suksed egapäised asjad olid rasked. Et ise oma peaga, mis muidu õpetajad tegid, nagu otsustasid, nüüd pidi seda äkist ise tegema. Nõnda kena oli teiste karjas menna ning neid hakkame sööma ning neid hakkame koos võtama vihiku lahti, nii kena lihtne. Aga nüüd sa pidid ise mõtlema, ma teen nüüd vihiku lahti. See tuleb välja, et see polegi nii lihtne. No see on muidu tüütum, niks andem. Kas õpetajad said selle asjale ka siis pihta või ju see nende jaoks ka raske oli? Oi, ma taha mitte mõtelda ka. Mõtle, kui sa järsku üle öö pead hoopis teistmoodi kõik oma tööd tegema. Ma mitte pole see aasta tahtnud õpetaja nahkas olla. Seda ma sain küll aru, et see pole mitte lihtne olnud nende jauks. Ei pole see vist vanemate jauks, aga õpilaste jauks ka lihtne. Ei polnud ja tegelikult ma kõrvalt vaadan, et lapsed kannatasid selle asjal kõige vähem. Meitel pole ükski aasta nii palju onnisid ümber maja olnud kui selle aasta. Tead, kus nad ehitasid alles. Nii palju sai onnisid tehtud ning vibusid lastud ning möögavõitlust nägi iga päev peagat ja... No kevadisel ajal on kena. No maalastel pole hullu ka. No kui sa kuskil koltri peal oled, vaat siis on tüütu, et saab tohi välja minna. Aga maal on ju oma õue ning ajatagune ning ikkagi saab ruumi ning tegemist. Ning tõesti seda ma mõtlesin terve see kevade otsa, et ei tee, mis need linnalapsed küll tegid. Ma mõista ette mõtelda, meitelastel oli küll kena. Ega linnalastel ongi raskem, aga mis sa oma lastega panid sa oma lapsi tööle ka nüüd selle kooli kõrvalt või? Oi, ära sa mitte räägi. Meite lapsed said selle kevade sihukest põllumehe ammetit tunda, et
ei Oho. no nad olid ikka enne ka, iga aasta mul sibulid moo sisse torkend ning suuks tööd teinud, ikka, aga vaada, nii ta oli, nüüd koolipäe läbi, õuepöllale, hakkame peendrit tegema sealt, siis nõnda kena oli teha. Ning ma mõtlen, et ju see teistes peredes ka ikka vähe sinna poole oli, et nüüd lapsed said õues rohkem sellist, seda kodust tööd teha, mida nad muidu mitte kooli kõrvaltes jõua. Mõtle see aeg, mis nad muidu bussis istusid, see kõik oli ju nii vaba. Jah, see aeg jäi ju kõik järgi ning sa oled ju kogu aeg kodu ning sa pead ju liikuma, muidu need vahetunni sumamised ning müramised, need tuli nüüd kodu ära risuda. Oi risusid, mis kule, see oli otse lõbus, vaata teise korra, kui vahetund oli, kõikidel oli korraga vahetund, siis nad joossid, meitel saab toas joosta nende ringiratast. Siis ma panin need kõik jooskma siin, no kõige suuremades joose muidu, aga pisematel oli lõbu laialt. Et võisid kihu mängata ja mis nad seal tegid, aga no õues on muidu hoopis teine tera. No said sa ise oma kodukontoriga seal kõrval siis ka midagi teha, aga vist? Mu kodukontor hakkas kellu 6 ning selleks ajaks, kui lastel kool hakkas, ma pidin oma töö tehtud saama. Ja siis sa pidid oma töö ju ka ümber organiseerima. Oi, ära räägime, et mul pidi Inge seest võtma otse see suur töö. Muidu oli ju kena ka, et lapsed läksid hommiku kooli ning aga muudkut oma eluga peale. Teistmoodi muidud, aga ma mõtlen, et see ikka, nendel maalastel oli see ikka täitsa lõbus see kevad, ma mõtlen. Et ma lapsepõlvest mäletan, et mul hirpse kahju, et ma pole ühtegi kevadet peaaegu näinud. Eriti kui ma siuksen asisem inimene juba olin juba seal keskkooli araline või nõnda, et juba muusikakoolis käid, ning siis jõuadki ühte pimes koju, saab näegid seda kevadet. Kogu aeg on ju öö, kui kodu oled, aga võt nii selle aasta muusikakool käis ju ka kõik üle internetti. Nii et lapsed said kodu olla ning vaadata, kuidas puud lehte lähtuvad ning rohi kasub ning lilled õitsvad. Ega polegi, et ma mõtlen ka, et ega minul oli ka nüüd esimene aasta kuskil viimati 76 vist oli, kui ma nägi siukest sirelite õitsemist ning sai sel ajal vaata seda. See oli vist esimene kord. Muidu on ikka tööl või koolis või sul pole lihtsalt aega. Yeah. Nii et 76. aastast alates esimest korda ma nägi korralikult sirelite õitsemist. Need röömu kui palju. Kuule, aga nüüd ma küsin su käest selle küsimuse, mis on mul täna küsimus. Et mis selle aasta kenasti läks? Jah. Vaata, inimesed hakkavad kohe alama. Jah. Kõike selle nad on usinad meenutama, mis on halvasti läinud millegi pärast, aga inimene on ju niuke kuidagi loodud suures osas olema rahul olematu. Ja see, mis temal hästi on, seda ta kipub kiiresti unustama millegi pärast. Aga kõik endaga ja teistega halb. See nagu talletub ja seda me mäletame ilmselt rohkem. Aga tuleb sul midagi kena tede siis ka? Aga kena, kõik on kena. Selles mõttes, et kui inimene on terve, loodetavasti, see on juba kena. Kui tema lähedased on terved ja sul on võimalus nendega suhelda, lävida, nad käivad sul külas, sul on head sõbrad, võib-olla see kõik on kena. Ja tuleb vähesest ka lugu pidada, ei pea omama, ei tea mis maid ja ilmu. Aga konkreetsemalt, no ütleme, et pahasti otseselt ei ole nagu midagi. No ma rääkisin juba, et me võime siin kobiseda ja see nutulaul ei lõpe. Üks õnnetus ja häda nagu vaibub, tuleb uus ja ei ütleks, et tullem, aga parem kui need tulemata jäävad. Jätame selle igapäevase teema siin, kus seda ja teist tähendab, aga pensionäril on ju tore, kui tal on tervis, tal on koht, kus elada, kus olla, kui ta on midagi võimeline veel tegema, mina otseselt käin merel, püüan kala, siin suvel on inimesed, kes värskest lestast on huvitatud, teenin pensionile väikse lisa ja põhiline, et inimene peab oma kulud ja tulud bilansis või tasakaalus hoidma. Et näpud nagu päris põhja ei läheks.
ja tervikuna see ongi kõik üks niisugune mõnus ja hea äraolemine ja üleüldse hea on see, kui inimene elaks päikese järgi. Et ta ei tormaks kellaseijerite järgi ja neid passides ja vaadates, et me ei jõua siia, me ei jõua sinna. Ei ole vaja ette võtta nii palju, teeme ühe asja päevas, võib-olla jääb aega üle, võime ka mitu asja teha ja naudime tehtud ja leiame aega olla inimestega, oma lähedastega ja ma võin öelda, et mul meeldib täitsa üksi ka olla, mind ei häiri, et siin talveperioodil keegi minu juures siin võib-olla kalavastjad loomulikult ei käi ja nii edasi. Et tervikuna ja ma käisin veebruaris, käisin Kariibi merel saarel Barbadosel, tähendab, võt see elustiil mulle seal meeldis. Pagan, nad on mõnusad inimesed, ma ei ütleks, et nad laisad on, aga nad ei ole ka, midagi ei ole ripakil. Kõik tee ääred, maantee ääred olid ilusti niidetud, hooldatud, mis mind väga üllatas. Ja nendel inimestel seal on alati aega sinuga suhelda. Sa oled täiesti võõras, ta rehitseb oma seal aia äärt või mis iganes, ta ütleb sulle tere ja kui sa oled valmis hetkekski peatuma, ta kasutab selle hoobilt ära ja alustab sinuga suhtlust. Neil on aega ja võt nemad elavad päikese järgi. Et see on väga mõnus, nemad, ma ei ütle, nagu ma kordan, et nad teevad oma tegemisi ja nad ei vedele kusagil niimoodi, aga samas koju jõudes õhtul nad istuvad õues seal, vahetavad mingit informatsiooni, muljed, suhtlevad, et väga mõnus rahvas. Et sobiks sul siin Mäepükla vahel ka nõnda? Jah, tähendab, seal mul meeldis. Rääkist ongid siin sedasi natukese? No siin on inimesed, ütleme, suht hajutatud ikkagi, sest see aeg, kui siin maja oli majas kinni ja need on jäänud kõik siin allapoole 40. aastat, sest seda tegi siin mitu korda, käis siit üle ja see, mis esimesest raundist alles jäi, see 4. aasta sügisel lammutati ja põletati ja lasti laiali. Nüüd on inimesi, aga vähe on inimesi ja kõik on juba eakad suhteliselt ja ega neil kes siin bussipaviljonis käivad, võib-olla käib nädalas kord autokauplus, võib-olla seal suheldakse. Minul sinna asja ei ole, ma toon oma toidukauba Kuressaarest. Et selge on see, et aega tagasi inimesed suhtlesid enam. Kuidagi tehti tööd oli palju, käidi sovhoosi-tööl, kes kolhoosis oli, käidi merel, olid oma majapidamine, loomad, lapsed, kõiki jõuti kamandada ja korras hoida ja käidi, tehti pidusid, kui palju oli Sõrves omal ajal siin näiteringe, pasunakoor, mis iganes. Nüüd on meil siin, ütleme, et natuse vähem, jah. Läks kurtmiseks jälle. Aga räägime siis veel kenastast ju, lilleaid on sul ka ümber maja, mesilased lendavad ringi ning. Jah, mesilased on, nad mulle kuidagi niimoodi tulid puht juhuslikult. Tulid ise sulle elama siia? Päris ise just ei tulnud, aga merekooli aegne hea sõber, tema ema pedas eluaeg mesilasi ja kuna ma selle kursuse kaaslasega väga sagedasti omal ajal käisime läbi, siis vanaproua jäi paratamatult vanaks ja siis ta kurtis, et oleks hea, kui ta saaks oma linnud kellelegi üle anda. Ja ma nii moka otsast ütlesin, et kui sul tõesti kuhugi panna pole, et siis ma võiks ka mõned aru võtta. Ja nii läks. Ja nendega tuleks palju rohkem tegeleda, aga kuna ma siin teenin 2 jumalat, siis paraku mõlemad jäävad nagu võib-olla unarusse. Mõlemad tahtvad suiaigas. Ja me siis tahavad tööd saada ja aega ja see on kõik niisugune teraapiline tegevus ja nende juures võib seal rõtsakil tarukaelas nende tegemisi toimetamise jälgida. Aga siin ma räägin ise endale jälle vastu, et
üks asi korraga päevas, suvel paraku tuleb leida aega nii mesilaste kui kalapüügi jaoks. See on nii põllumehe kui kalamehe asi, et tahad küll rahulikus looduse rütmis teha, aga tegelikult vahepeal on ikka kiire ka. No asjad jah kuhjuvad, mesilastega on hooaja tegemised ja ütleme talvel siin, kellel on suured tarud ikkagi või ütleme, kes ikka peavad siin sadades, eks nendel on talvel ka tööd, aga siin ka, et tegelikult talvel on siin järgmiseks kevadeks vaja ettevalmistusi teha, raamid, asjad ja nii edasi, mis iganes nüüd. Selle aasta siis mett sai? Tähendab, kõik kiitsid, et said. Minul ei olnud nii hea aasta kui eelmine aasta, aga ütleme, et võib rahule jääda ja oli palju oli, aga mul tarusid oli ka vähem ja kõik pered ei olnud niisugused väga tugevad või et loodame, et järgmine aasta võib-olla tuleb parem. Oled sa ajamad ka, kuidas põlluviljad kasusid? Ei, minul on siin, nagu öeldakse, sakuska peenar. Et roheline sibulnik? Jah, natuke porgandit, sibulet, küüslauku ja tilli ja lastele mõni maasikamari ja kus saab suvel oma peenra pealt niisuguse värske kartuli, aga midagi talveks ette ma siin ei kasvata. Vanasti oli siin põld täiesti, aga sellel asjal ei ole nagu erilist mõtet. Ega siis 3 jumalat kapi jõua teenida? Mul on linnas hea naabrimees, kellel on maal kusagil peab loomi ja kasvatab seal igasugu juurikaid ja asju neid, et ta on nii harjunud juba, toob mul vajaliku koguse linna aia taha ära ja ei pea mina muret tundma. Kas taline tuulis on nagu keldris või peab riisi näkitsema? Nõndalt, kui on suhted paikas, siis saab kõikide asjadega kenasti toime. Jah, et ongi inimestel omavaheline suhtlus ja üksteise aitamine ja kõik see on ju hea, kui me jõuame jälle sellele maale, et mis oli head või mis on hea. Mul natukese hakkab tunduma, et selle aasta inimesed on justkui aru saanud, mis see kõik see tähtsam on. Ning kõik, kellega me rääkinud oleme, selle ka meetele ära ütelnud, et kõige tähtsam on, et omavahel saaks ikkagi suheldud ja läbi omavahel. Jah, eks see olukord praegu on nagu on ja sellest räägitakse iga päev ette ja taha, sööma ala ja sööma peale. aga eks ta aasta lõikes ikkagi on meie olemisele ja arusaamistele ka pisku täkke peale löönud võib arvata, et ega ta just koutu külge pole nagu läinud. Pole nagu taneselge vesi, mitlesin. Jah, tahaks loota, et me sellest nähtamatust põrgulisest lahti saame. Suur sõda viimane oli 5 aastat, kas see siis hullem on? Tahaks loota, et saab hakkama. Vast saame kõik süstiniks, siis kõik hästi jälle. Jah, nüüd selle süsti lootuses me siin hingame. Vähemasti tuju tõstab. Jah, üks asi jälle, mis kenasti. Jah, ehk tast natuse tulu ja abi ka on. Saab näha. Aeg on see, mis asjad paika paneb. Kuule, aga aitäh sul. Sulle ka, head aasta lõppu. Ikka jõudus ja mäe peal. Sulle otse ja ka teistele, kes seda piskut jutu ajamast siin läbi selle musta toru kuulda saab. Jah, internetist kuulevad sõbrad. Jah, aasta lõppu kõigile mõnusat ja üksteise mõistmist ja aega suhtlemiseks. Kuule, aga siis Õrves see põllumajandus vahepeal oli üsna kadunud. Lõppes see solvoos ära ning ega siin need ühistud, ega nad ikka siin eriti õitsengut ei paistnud kuskilt osast. Siin Eesti hakaduses kadusid ju kõik suutumaks. Aga vaada, selle aasta me isegi tegime saate, näed. Hakkasin kanu pidamas all meil mees. Noor mees ning kanu kui palju käes. See on häbemata kena ning üks vana loomakasvatushoone ka jälle käikus ning töötav ning annab ikka täie rauaga toodangut. Mune tuleb nõnda, et koliseb. Ma saan aru jah, et tal töölissi praegast palju pole, aga hakkatus asi ju. Aga kanadel polegi neid nii palju ju taarist.
kanadega saabki ju natuse vähema personaliga aga läbi. võib-olla see, ega seda vaba tööjõudu siin siis polegi nõnda võtta ka, ehk ega see pole nii lihtne. Võib ju olla, et seda tööjõudu on ka, aga ega siis inimesed on põllumajandusest vöördunud, et taha enam väga seda teha ka. Ja sellega peab vist üsna lapsest saada ikka viluma, et sa sita aisu sees ennast sandist mitte tunneks, vaid seda magusat lõhna ka sealt kõrvalt. Jah, põllumajandusharidusega inimesed hakkavad kaduma. Ning uusi pole ju vahepeal peale tulnud, Eesti aegas pole ju peale tulnud. No aga samas... Väga üksikud. Samas näed, et mõned meitel siin on ju väga haritud põllumehed, siin Anne Tiitma sai lausa selle aasta uhke talupidaja tiitli, Eesti aasta talupidaja 2020. No Anne on ettevalinik tubli tegema ka, ning pere on tal ka tubli. Sa oled vist taluutes käinud ka? Ma olen käinud ka, jah, ma teeda tootmest ning asja ikka natuse küll. Ma sai aru, et ta pole mitte umbest lüpsilehmad, vaid tal ikka muud loomi ka seal. Tal on seal ühte teist jah ka, aga lüpsilehmad on ikkagi see põhiline asi. Ning ega ta pole ju üksi ka veel, ta on omal tubli tütre või üldse tublid lapsed kasvatanud, aga ta on ju omale tubli tütre ka veel suutnud selle ameti peale kuidagi mõjutada. Tema tütar ongi see meite kena loomatohter siin. Meite loomatohter on ju, meite täitsa oma loomatohter, no sehandust vädamist pole kuskil pool mujal. Kailiga me käisime siin ju talvel jutustamaskid veel. Jah, aga paars peab ikka ka mainima, et see on ikka nii tarbline asi, et tänapäeval pole ju neid põllumajandusloomi küll nii palju, aga need lemmikloomad, need kassid, need koirad, no kõikide asjadega ta mõistab teha. Läheda kautade ja kassidega ning kõik tehasse korda, iga pisine kõrvavalu või mis iganes, kõik asjad tehasse korda, iga asja kohta oskab nõu anda. Nõnda, et suhke tunne, et kui suhksed haritud põllumehi siin Sõrves on, siis ju Sõrve elu edeneb ikka edasi jälle. Ei, see on ikka päris tükk asja, see pole üldsegi pisigine asi. Ja samas, nii kui me siin ennem ütlesime, kui meite see Sõrvemaa on ikka on selline poollooduslike koosluste koht, siis pole ju, siis saagi teistmoodi, kui peabki ju põllumajandusloom seal peal olema. Kui sul lehm rohtub söö, siis sul pole ju seda karjamat ka ju. Poolloodusliku kooslused saa ju inimlüksi teha, inimene söö ju rohtu. Noh, ei see paita jah hästi. Kuigi võiks ju võib ju proovida, mõned ju ikka katsetavad, ega siis mõni rohi on päris kena, vaadake nurmenukku teil nii kena juua, kui korralikult kange teed. Ei, see aitab jah, aga ega ikka nii palju süüa jõua, inimesse väheks jääb ka ju. Peavad kõik rohtu ei süüa. No vot. Ning päris veganed ikka ka umbest pole. Noh, kõik küll lõpp taha olla ja iga üle sööb lähe. Aga kuule. Meid oli siin korra juttu, et lapsed kevade kodu ning ei pidanud nii palju bussiga sõitma. Sõrvest on hirpse pikk maajukooli minna lastel hommikul, mis nad 6 aegas või millas nad seal tulema juba peavad hakkama. Tagant Sõrvest vist ikka üsna varakult. Ja sealt on üsna mitu last kooli tulemas ju küll. Äkist peakski need kodu õppima seda, et vaatavad, aga arvutist õpetajad ning muud, kui teevad kodu oma asju, pea nii palju bussis istuma. Kes sedagi teeb, jah. Vaata, kui seda asja vähe ette valmistada, mitte niimoodi üleöö nagu näuhti pead hakkama saama, vaid niimoodi natuse mõtelda ka. Äkist see oleks õukeste pisiste kantide isegi suga õnne asi, et saadki lapsed kodu olla, kui nad tahtvad. Ei, selle koha pealt ma pole suuga umbest mitte päris nõus. Ma ikka pigem teist nahka mõtlemisega. Et ikka peaks kool olema? Et ma ikka ise, kui ma oleks laps, ma tahaks ikka inimeste seas käia. Ei, ma mõtlegid seda, et nad üldse mitte ilmaskid kooli lähe. Aga ega päev selles kella 6 bussi peatusse minna, see on ikka santvärk. Või siis võiks olla siuke osalene töö ja aeg lastel, et 3 päeva nädalas koolis käia. Midad seda? 2 või 3, no okei, 3, olgu peal 3, no. 3 hommikut jõuab 6 tõusta. Osalise ajaga töötamine. Jah. No ma mõtlen, selle üle peaks ikka mõtlema vähemasti. Äkist on isegi diamante. Ja kui siuke targem laps juhtub ka olema, vaata mõnel polnud ju üldse häda, said hinded nii kenaks. See võib mõnele ju sobida ning mõnele ka üldsegid mitte sobida. See on ka õige muidugi, jah. Et kes õpiraskustega on, nendele vist on ikka tarist inimest kõrvale. Ning natuse oleneb vanematest ju ka ning internetiühendusest ning seal on nii palju neid mõtlemise kohti. Ja mu mõist siuke huvitav eksperiment igastahes oli. No igatahes jah, inimene plaanitseb, aga jumal juhib ning see eksperiment, see pakuti metele sealt ülalt poolt nagu poolvägisi pakuti kaela, mitte poolvägisi, tükkisvägisi. Üllatuslikult. Aga me vist oleme sellega enam vähem hakkama saanud. Ei, muidud. Nagu on sul valida? Ei, täitsa kena oli. Vaatame nüüd, mis teema me siis veel siit võtame. Jätame siia vähe. Räägime natuke hobitegevusest ka.
Kuule, siin Sõrvemaal on see kultuurielu on ju alati igavene tähtis olnud. Juba siin tead, ma ei teagi, enam kui 100 aastat tagasi kõik muudkui laultsid koors ning tegid näitemängusid ning käisid kinus. No see oli natuse nüüd vähem kui 100 aastat tagasi. Üsna 100,5. Jah, ning mängisid, käisid seltsis mängimas ning laultsid, käisid ketrasid ühe teise pool ning laultsid ning ja laulumehed, no sellest ma praegigi siuksel ajal ning et praegast nad oleks umbes ühe teise pool rullinud pahnade sees ning muudkud laulend ööd ning päevad. Irpsast, aga noh, nüüd pole üldse seda suust moedkid enam, aga see kultuuritegevus on ikka sõrulastel ju meelepärane olnud. Jah, nüüd on lihtsalt teistmoodi see kultuuri tegemine. Noh, ega siis laudab peagi pahnas rullima samal ajal, kui sa laulad, ega see. Jah. Aga siia ikka jah, ühte teist tehasse. Aga nüüd selle aasta, ma tea, kuidas sooga, Moog on küll läinud enda, et üsna vähe on saanud selle kultuuriga tegeleda. Vähe on saanud, aga Salmel sai ikkagi näidend valmis tehtud. Aga see oli siis suiaaegas teitel? No see oli suiaaegas küll, aga noh, see valmistus hakkas ju enne koroonad ning siis vahepeal me tegime ka videoseanssisid ning tegime proove ikkagi video vahendusel. Sai teha küll. Kui Sõrulane tahab näitemänga teha, siis sa lase taud lahti, Sõrulane leiab ikka võimaluse näitemänga teha. Ikka lõvab tegemist ja ikka lõvab võimalusse ning sui oli vähe leebem aeg ka pirekäse, siis sai ikka etendusse ka antud ning ühte teist ikka tehtud. Ma ise nagu tunnen, et ma tea, kuidas need professionaalsetel kunsti- ja muusiki-inimestel läks, aga nendel hobitegijatel või sükst arrastajatel, kes siin mitte palga eest seda tööd ei tee, vaid lõbu pärast, et nendel läks küll seda, et läks nahka see hooaeg meitel. No eks ta ikka jah, läks, mida pole teha. No jah, aga ühte teist pisist sai tehtud, isegi fotonäitus sai tehtud. Jaa, kuule, see töötas selle aasta ju Irpse kenasti, pildistada saab ju oma ette. Pildistada saab ju küll, täitsa salaja. Et see Elina Kostab juhke dokumentaalfotokursus, mis ta meitel siin tegi. No see läks nii asjaks. Jah, kursus oli enne karantiini ning näitus pidi kevade tulema, aga see sai siis tehtud 2 karantiini vahel ning ikka sai. Ning ega need õpetused, need ei joose meitel mitte mööda külge maha, et meitel on kodus nüüd küll nii uhke fotokollektsioon on tekkinud, neid kõik mõistavad ju pilti teha. No võt ongi, et said pisut sugu vaimu. Ma Elinaga rääkisin ka, ta ütles, et kui see jäma siin mööda läheb, siis ta tuleb jälle. Nii et siis me võime jälle mõne kursuse teha ning saame veel mõne näituse, kes taga sealt siis siin teha. Veel vaimu, jah. Et siuke natuke see siuke hariduse saamine siin samas koha peal sõprade käest, targemat sõprade käest, et see on päris tore asi, ma ikka mõtlen. Muidugi, et siis vaadad jälle, mis teine on teid ning vaadad, ei, noh jah, ja ongi kena pilt, esiti vaadad, et mis asja. Et see oli vägagi tariv. Jaa. Ning raamatukogu huugab ju täie rauaga terve selle aja. Ma sain aru, selle aknest muudkuga ulatati raamatukakkisid. Keevad aknast ja helistad, küsid, mis raamatut sa tahad sa krimkat või armastuse lugu või targemat raamatut. Kõik asjad pannasse sulle kogu ning akna kaudu saab käde ning täitsa kontakti vabalt. See oli uhke värk ja see lapsed olid hirmus aled, et nüüd ei saa raamatukogus enam, et mis elu siis nüüd hakkab, noh kevade, kui see asi jamaks läks. No nüüd nad enam muretse. Siin enne kui kool kinni panti, nad läksid suure seljakotiga kohale, tõid 2 meetrit raamatuid koju ning nii on kena. Ma tegi umbes täpselt seda samat, et kevade siis ma oli ka hädas, et kuidas ma saa siis jälle käde ning, aga no sai ikka kogu leppida ning õigel ajal sõidad akna alla ning nõnda kui McDonald's toiduvõtmine, et aknast saada ka käde tellitud asja. Aga nüüd ma käisin tõi ka ikka suure kandemi raamatut ning siiamaani jagub. Nii et meite Maie mõistab seda tööd ikka hästi teha, mulle tunduma. Jaa, seda peab küll ütlema, et see on kenast. Väga tarbline asi. Nüüd ma küsin, võtan hoopis tõukse teema. Üks asi on see hobikultuur on ju, see, et lõbu pärast laulmine, tantsimine. Aga tegelikult on ju olemas sõukasi, nagu mille kohta vahest isegi kõrgkultuuri üteldasse. No see, mis nõuab, et sa nagu lapsest saati juba Irpsa andekas inimene ja palju tööd teed, võt siis hakkad sa alles nõnda viiulit mängima, siis mängitigi nagu Jõgi Karl meitel mängib või kes meitel siin need uhkemad viiuldajad on. Või siis, kes meitel siin veel need... Karret nagu udu. Jah, seltsis teevad muusikat lapsest saati. Et mis sa sellest asjast arvad, et meitel siin Sõrvesse Peeter Vähi, näed, sa tegi Sõrve ümni, võtis tehuõie loo ning pani orkestri taha ning on sõuka muusikat otse kuku pikali. Anna au ning kuku pikali.
nii uhke värk on. Anna kukub etka ja. Et see, et ma vahest ikka mõtlen, et vahest mõeldakse, et see kõrgkultuur nii ütelda, kui me võime nende ütelda, et see nagu kuuluks justkui suurde linnade juurde, siis moole vahest tundub, et sõukses nagu vähe sõrva peal. Seal, kus vähem inimesed on, seal on see isegi nagu tähtsam. Seal on ta muidugi tähtsam. Ning kui mõni sihandune inimene, kes sukse asjaga tegelda mõistab, saab selles oma ette olla, siis on ju kena selle loominguga tegelda. Ma mõtlen ka siin näiteks Salmelgi, meite Saaremaa Itaalia Narbona käis meitel siin oma Läänesaarte kammerorkestri kontserti andmas, igaven uhke oli, et sõuksed uhked asjad ikka kuluvad maainimestel ikka väga marjaks ära oma kodu ka, et ei pea Tallinnas sõitma iga korra, kui mida sõuksed uhked näha tahad. Muidugi, kena ikka, kui midagi lesemal ka on. Ning ma ise mõtlen, et küll oleks kena, kui sõukse inimesi ikka rohkem oleks. Sõukseid kenas mõttes hullusid, kes tulevad oma kõrge kuntsiga sõuksedesse, mitte nii suurtesse metropoolidesse ning hakkavad siin suuri asju tegema. Meitel pole metropoli ka, meitel on täitsa ääremaa, aga sii peab ju ka ikka kultuuri olema. See on see sörv selles heas mõttes, ma mõtlen ikka. Me sii kevade nägime, kui kena see siin sörva peal olla on. Nägime. Sul oli ka ikka ju, poldi väga suurt vahet. Ei, hariliku elul pole ju suurt vahet mitte midagi. Umbes poes käisin veel natuse arvem. Et mis selle aasta sul siin kenasti läinud on? No kenasti on läinud, võib kas ütelda nagu kodus on hästi läinud, et päris palju on saanud nagu maja uuendatud. Ja üks hea siin veel see, et sel aastal nagu ei ole suutnud igavust tunda. Sul pole igavalt selle? Ei ole, et kogu aeg on midagi käsil ja aina rohkem näed, mida on vaja veel teha. Et see on nagu nakka selline, et iseenesest ei ole väga positiivne, et võiks nagu endale ka aega võtta. Aga kõiki asju tahad kuidagi äkki korraldada ja korrastada ja jah. Et siin vahepeal täitsa nagu seisis see maja tegemine paar aastat ja nüüd äkki lõi lambi põlema jälle, et võiks teha ja tuleks teha. Ja. Aga sörves? Suuremalt? Jah. No ehk see koroona tuli jälle peale, et eks siin oma hobid on ka veel väljapool kodu on, aga jälle nagu koroona tõmbas ju kriipsu peale. Kas sealt sul see aeg tuligi või? Ei, isegi sealt ei tulnud, et võib-olla sealt sai nii palju energiat, et jälle toimetada. Et kui vahest koos käib? Jah, et ikka on tarvis kuskil mingi energialaks saada, et siis tuleb jälle teoda tagasi. Et sui olid siis, tegid tantsuproovi? Suvel oli isegi tantsuproovi tänu etendusele, kus pidime nagu osalema. Pilli käisin ka õppimas, et oleks hea, kui selle ka nagu selgeks saaks. Et siis... Aga siin üksi seda siis on palju aega harjutada? Jah, on küll. on küll, aga jälle tuleb see pime aeg võtta, siis jõuab harjutada. Ja. Aga kas sul on suur loomakari, kas loomakarjal on ka hästi midad läinud? Jah, ega ju ei saa ütelda, et oleks halvasti läinud, ikka hästi, jah. Tuleb juurde? Tuleb juurde, eks sellest sõltub ju nagu ära elamne, et nendega on vaja toimetada ja sinna aega panustada. Kuidas heinaga? Heina tuli hästi, aga ehk ei saanud väga kvaliteetset heina saanud, et väga sageli oli selliseid vihmahoogsid tänavu aasta, et ilma vihmata heina on suht vähe tegelikult sel aastal, et oli heina ajaks ta oli keeruline, ehkki päikest tuli palju, aga seda oli nagu väga lühiajaliselt. Ja. Ning maailmas ka mida hästi läks suvestada? Maailmas, võiks ütelda, et kõik, mis on halvasti, on ka millekski jälle hea ju. Et kui maailmas midagi läheb halvasti, siis see paneb ju jälle inimesed järel mõtlema ja nagu teistmoodi käituma ennast ja midagi uut jälle avastama. See toob nagu sellest mugavustsoonist välja ju. Et igas halvast tuleb ka midagi head leida, et ehkki see ilmneb alles mõne aja pärast, et see oli tegelikult hea, mitte sel hetkel. Jah, nüüd sügise poole nüüd hakkaks nagu nõnda tahtma juba, et asi jää lõpeks. Tahaks lauluproovi teha. Kas või seda, jah. Ma tulen sellest kõige enam puudust. Aga ju see saab otsa ka. Ei, süstimehed on juba platsis. Ta peab ju otsa saama. Nõnda. Kuule, aga meitel ju Salmel pidi uue poe tegema.
räägitakse, et muud hakkavad ehitama. Räägitakse. Neid juba 3. koht välja varutud, kuhu tegad. 3. Jah, nad on nii mitu kohta juba läbi katsunud ning möötanud ning nüüd nad pidavad sinna Vanna vallamaja vastu tegema seal ruumi. No see ju See juba oli mõnda algusest aega. peale. Jah. Teistest kohtadest ma teegid. Et kui nüüd Salmele pood tuleb, huvitav, kas see on siis, kas ta teeb nagu Salmele keskuse tähtsamaks? Justkui, kas ta siis on huvitav, kas ta siis tõmbab nagu linna poolt keskust nagu kaugemale või vastupidi, tõmbab just nagu teeb ühe suure keskuse juure. Ma olen seda ikka mõtelnud, pood on ju hirpsa tähtis asi. Ei, pood on hirpsa tarbeline asi ning kui see pood oleks näiteks sehandune, et seal saaks kenasti korviga auto juurde sõita, mina ostaks sealt palju rohkem asju. No ma olen üsna kindel, et kui nad uue poe tegad, ei nad sind seda kottidassi ma jätta enam. Ei, siis ei jäta muidugi, sellepärast mina olen selle uue poe poolt igatepidi. Sellepärast, et kaupa on seal praeguskid juba päris palju, aga selle kauba jooks pole ju kohta. Jah. Seda pole ju kuskil panna. Ta on ikka pisine vist Ja. tänapäeva jooks. Tänapäeva jooks pisikäine ning ei peagi kõiki asju linnast ostma, võib ju kohaliku poodi raha viia. On siis selle rahapuudust, aga kuskil tuleb ta panna. Miks ma pea selle linnapoodi viima, kui ma või oma poodi viia? Jah, nii kui see sama jaa on kui linnas või param veel. Lisemal ju. Lisemal ju, jah. No vaada, kui Sõrve tegid bensiinijääma, küll oli kena. Ma algul ka mõtlesin, mis mul sest, kui möntus bensiinijääma on, mis mul sest on. Ma olen seal üsna kümmukond korda varsti kütust võtmas käinud. Tuleb välja tarbeline asi. No vaada siis, ei ju. Noh, et kui asi on, küll ta siis e-tarvidesse ka. Teise päeva käisid nad Sõrves, käisid laadlapoes, nõnda kena oli Jonega jälle jutustada. Siis ma küsin su käest ikkagi, kas Sõrves üldse midagi kenasti välja? No Sõrves inimesed on kõik terved, selles suhtes on kõige parem ikka. Pole suurt haigust kallale tulnud meile. See on kõige parem. Aitäh! Ja, palun. Et kodus leib otsas, mis mul sellest lähen laadlapoodi nii kena, sealt ikka leiba saab. Ega päe lahti ka. Noh, onged. Et nendel seal ju Sõrves igav uhke ettevõtma, kas sa käisid üldse vaatamas nendel selle poe juures selle suvi? Küüligu külas mina olen käinud. No seal on ikka tõesti vaeva nähtud. Sihandune ettevõtmine, et no on seal ikka tahtmist olnud teha. Nii uhked asjad. Ja kirgud, tuulikud, mis nende jänestemajadeks kõik seal tehtud on. Pole säusäädust peal. Täpselt, siis ma ikka vaatasin ja mõtlesin, et ma pitsik küll oma jäneste suust maja ehitada. Ma tean, sest ma see ehita ju. Meid omad elavad lihtsalt vanas koera kuutis ja rahul oma eluga. No, ma teeks ka jänestele pisise barakine, kaitaks nendel küll. Aga et ma hakkan nendel jäma ja kirigu maketti tegema või siis tuulikud või sääremajagad. Aga kui sa vaadad neid jänesti, sa näed, et nad on õnnelikum nõukud moomad. Moest küll on. Ei, muidu on. Ma oleks ka, kui ma jänes oleks. Sihuke maja oleks. Jah, kui ma oleks sihandune maja ning ma oleks jänes, ma oleks ka õnnelikum kui teised jänesed. Just. Sõrves ikka asjad moest ikka edenevad, kasuvad ning lähevad uhkemaks iga päevaga. Vaata, seal viitsitakse veel nokid seda moest. Et see on keskusest nii palju kaugemale, et seal elu pole enam nii nobe ning seal inimesed veel viitsivad teha ning nokid seda. Nad on harjunud seal ise hakkama saama, vaada. Seda ma on aru saanud küll, jah. Sellepärast, et ääremaa peal sul ei ole ju valikut. Saab sa ju lihtsalt umbes sellest, ma lähen linna tööle ning mul polegi pärast aega. Sa ei pead sellise hakkama saama, sa pead ju oma peega mõtlema nagu oma kätega tegema. Ning nii sel ajal on ju see kaugtöö on ju üsna moodi läinud. See on jah, kena asi küll, olgu küll, et iga ammede peal seda muidugi teha saa. No jah, ma mõtlesin ennem ka, et iga ammede peal teha ei saa, et näed, arstid ei saa, pedagoogid ei saa. No nii, et nüüd küll mõlemad saavad. Ja polegi täda. Tuleb välja, et saavad küll. Panna see diagnoos telefoni teel ning õpetas lapsed telefoni teel ning no ei küll päästjad neebest pidavad ikka veel. Tuletõrju jääb ikka platsile ka menema. Neebel telefoni teel ei kustuda. Mine sa tea, ütlevad, et võta sealt ämber ning kalla sinna peale. Jah, saab ju seda ka teha. Kui pisem asi on. Tead sa, mis mina aru sain selle aasta? Mitte umbest maa. Ma käisin ju Sõrves, ma ajasin teistega jutud siin, teised vahepeal juba kuulsid ka. Mis sa aru said siis? Räägi mulle ka. Ma küsisin inimeste käest, et mis see kõik see kenamini siin selle aasta läinud on. Ja tead, mis nad kõik ütlesid mulle? Ei tea. Et nemad said aru, et kõik see kenamad inimesed on olemas. Et inimesed ongi kõik see kenamad asjad üldse, mis siin on.
et siin Sõrvemaal sul võib tunduda, et meitel on siin loodus on nii kena ning elu edeneb ning ma ei tea, mis kõik on, aga kõik see kenamad asjad siin Sõrves on inimesed. No, et nad teevad kenasid tegusid ning hoolivad ühe teisest ning ütlevad kenasti, kui nad muud teha ei saa, siis nad vähemalt ütlevad sulle kenasti ning võt siuksed asju anti mul teada. Räägi mulle siis, mis see kenad ka jõuluks sai? Mu kõige kenam jõulukink selle aasta ning võib-olla, et üldse terve elu jooksul oli see, kui üks inimene ütles mulle, et mul pole sulle muud kinkida kui küttepuid, et kütta omal jõuluks tuba kenast soojaks ning tunne elust rõõmu. Ja see oli ikka sedine, et võttis silma märjaks, et kui keegi sedasi mõtleb su peale ja tunneb su pärast muret, et sul oleks tuba soe, siis on ka süda soe. See oli siuke inimeste elamused olid selle? Ja seda ma soovin ka kõikidele teistele. Ning selleks oli siis vaja kuskilt kõrgemalt poolt pidurit tõmmata, et me sest aru saaksime, kui väärt me siis ühe teisel oleme. See on muuesti täitsa imelik. See ju kena. Ning mida ma veel olen vaatanud, et inimesed kangest väsinud selle aasta. Ma ise ka. Irpsa palju tööd oli kõige selle möllu ja värgiga ning neid niigi väsinud kõik. Aga siis ma mõtlesin, täna ma umbes mõtlesin selle üle. Et vaada, kui inimesed ühe teisega palju kenamad on kui tavaliselt. Võib-olla see suur ühe teise aitamine ongi siuke natukese väsitav asi. Kas ta väsitav on, aga harjumata asi? Jah, võt harjumata asi ongi väsitav. Harjumata asi, jah. Et nüüd äkist me hakkamegi nüüd nõnda kenaks. Mõtle, kui vahva elu oleks meitel siin. Ei, aga ma ei jätaks mainimata ikkagi seda internetiühendust ka, et see on ikka ka üks häbemata kenanik tarbline asi, see virtuaalmaailma tähtsus, see on ka ikka ja, et muudkut ikka silitaks, ning sa saad ikka teiste inimestega ühendust. Ja. Et see, mis ennem oli siuke asi, et seda ei peakski nii palju tegema. Nüüd tuli välja, et ikka üsna tarbline vahest. No, nüüd tuligi välja, et meid lapsedes mõista telefoni nii palju silitada, kui vaja oleks olnud. Ja. Nüüd häda suur õppi kõik ära takka. Ma sai aru, et mingi tunnikene aega 3-aastast last hoida telefoni teel saab küll. No näed sa siis virtuaalvanaema, nagu sa siis oled meitel siin. Et oli ikka vahel abiks, et ema saaks kodukontoris natuse aega tööd teha, et see 3-aastane tüüdeks, siis näidab aga peale oma asju ning tunnikese aega sai ikka rahulikult last toitud virtuaalsel moel. Nõnda, et me oleme selle aasta kindlasti saanud targemaks, õppinud igasugu uusi asju. Siis meitel on kena sui on olnud, on palju tööd saanud põllu peal teha, kena saak on olnud, lambad on kenasti raamuseks kasunud. Ning see harilik töö, ning see siuksed praktilised asjad tegad ju inimese õnnelikuks. Kuule, aga äkki sellepärast inimesed on siuksed röömsemad natukese kui muidu. Aga väsind, aga õnnelik öeldes ju. No jah, väsimus ning õnnelikkusega, sest ne pole siis vastand ka umbest. Ei mõned vaadu, kui laps on pikalt õue, seal tuleb tuba hirmus röömusega, kole väsind. Hirm väsind, varsti kus tube. Jah, ma mõtlen, et meitel on vist selle aasta üsna samamoodi. Et hästi palju tegemisi, hästi palju üheteise aitamist, igasugu uusi õppimisi. Täitsa huvitav aasta olnud. Ei, see handune aasta, jah, see oli ju roti aasta, et toidu tassisime urus me saime, kui inimest nägime, joosime laiale. Aga see oli võib-olla ka kasulik. Ei, kindlasti oli, et ma mõtlen, et öelga, mis nad ütlevad, aga moest sõrulaste see aasta üsna hästi sobis. Ei, seda ma usu küll, sobis küll. Palju rohkem sai kodu olla, muidu pole elu ilmas aega. Siis äkist saad aru, mis su koduga väärt on. Nõnda siis, sõuke lugu siis meitel siin täna Sõrvemaalt. Sõuke lugu meitel oli, jah. Jah, kenad vana aasta lõppu teitele. Ning head uut aastat. Head uut aastat.